Bon appetit! Estonian Food Fair. Rääkige mulle, te olete tantsite, olete nii-öelda füüsiliselt aktiivsed noored inimesed. Kui palju teie teate tervislikust toitumisest ja snäkkimistest? Nagu meil on väga palju antud infot just tervisliku toitumise põhjalt. Et nagu mina olen küll väga tänulik sellest, et tegelikult pole õnne aimugi tegelikult, kui ebatervislikult paljud toidud on meie nagu toiduriiulitel. Et see on nagu väga hea. Kus siis JJ Streetis räägitakse teile sellest või koolis? JJ Streetis ikka. Niimoodi, see on teil kohe selline kohustuslik osa lisaks tantsule? Treenerid on lihtsalt soovitusi andnud ja niisugused koolitused, jah. Kohe on algamas Eesti Snäkkimeister 2018 finaal. Kuidas teil üldse tekkis selline idee sellist võistlust korraldada? Tegelikult see idee sündis juba ammu, mitu aastat tagasi, kus me toitumisnõustajatega mõtlesime, et peaks kuidagi edendama seda snäkikultuuri, et noored mitte ei näksiks, vaid nad saaksid aru sellest, et milleks vahepealad on olulised. Šokolaad, aga ma ei tea, mis siin teine asi oli. Šokolaad, aga seda, mis seal sees oli? Ei tea. Tänu Eesti messidele, Eesti toidumess Sööma pani omalt poolt õla alla, et me saaksime seda finaali korraldada. Need materjalid on välja töötatud koostöös Eesti toitumisnõustajate ühinguga ja need me andsimegi siis Daily juhatajatele, kes ka samas aitasid läbi viia, kuna koole on väga palju. Ja kuna meil projektil praktiliselt eelarvet ei ole, me tegime seda kõik oma missioonitundest, siis tänu MySnackile, kes andis meile külmkuivatatud tooteid, kuna sa pead tegema selle asja põnevaks, sa pead noortele andma midagi proovida, maitsta, et tekitada elevust ja need on väga tervislikud tooted, miks mitte. Ning niimoodi oligi ja me järjest tegime, me kaasasime kusjuures lapsi sellesse projekti. Me küsisime nende käest, ega Kahoot on ju noorteprogramm, mida nad mängivad. Et mina sellest ei teadnud väga palju, aga kuna meil oli Reaalkoolist, meil oli Südalinna koolist, meil oli veel osadest koolidest inimesi, kes siis aitasid meid, siis koostöös see kõik sündiski ja väga äge asi sai. Oleme väga rahul ise ka. See Eesti Snäkkimeister 2018 0,5 punktiga. Palju õnne sulle. Kas võit oli lihtsalt või pidid vaeva nägema? Ma nägin ikka täiega vaeva. Kas sa said väga palju uusi teadmisi tänaseid võistluselt? Ja ikka. Te olete teinud väga suure sammu tegelikult Eesti noorte harimisel ja mitte ainult noorte, ka nende vanemate, kes täna siin olid, kõik said targemaks. Kas endal on ka hea tunne? Tegelikult on väga hea tunne, sellepärast et tegelikult saime meie ka selle Snäkikooli projekti puhul ka aasta toidutegu auhinna eile. Nii et tegelikult me oleme ka tunnustatud selle poolt ja tegelikult see on ka meie missioon, see on meie see hingetöö nii-öelda, mida me noortega soovime teha ja me käisimegi üle 50 kooli Eestis. Eesti Snäkkimeister on siis esimest aastat ja järgmisel aastal kindlasti jätkame selleks, et see tagasiside lihtsalt on väga positiivne. Ma ise soovin küll väga suur eeskuju olla ja ma soovitaksin järgmise aasta MySnacki meistrivõistlusel kuulata, mida neile ikka räägitakse ja proovida ise käituda ka selle järgi, mida neile räägiti.